Nüüd algab teile show 3. Vaadake ja nautige. Jiihaa! Tänased saateteemad on see. Räägime veel sellest ja veel paljudest muudest asjadest. 8. oktoobril toimus Salme põhikoolis õpetajate päev. Õpetajad olid 9. klassi õpilased. Päev algas võimu üleandmisega. Võimu andis üle kooli direktor Marika Pütsepp Mihkel Tiitsule. Kõik läksid põnevusega tundidesse. Õpetajad olid tõsised ja karistusmeetodid olid omapärased. Käisime uurimus, kuidas õpilastele meeldib õpetajate päev. Mulle meeldib see õpetajate päev sellepärast, et meil on viimane tund kunstiõpetus ja mulle meeldib väga kunstiõpetus. Mulle meeldib meie õpetaja Heti Prool. Sellepärast, Et õpetaja on nii tore, et me saame esineda. Vahetundidest suuremat sisustus ikka oma aega huvitavamaks. Õpetajad tulid kooli poolest päevast, kus nüüd võtsid vastu erinevad etteasted. Õpilased valisid oma lemmikõpetaja, kelleks sai Tea Merivald. Päeva lõpus toimus võimu tagastamine. Stuudios on praegu Liisi, kes oli õpetaja sellel tähtsal päeval. Liisi, keda sa õpetasid? Ma olin teise klassi klassijuhataja. Kas nad olid viisakad ja Minuga olid, aga teistega? kes mind asendasid, siis pärast küsisid, kuidas sa nendega hakkama saad, sest et nad on täiesti hullud. Kelleks sa tahad saada tulevikus? Kas see õpetajate päev muutis sinu otsust, et võib-olla sa tahad nüüd hoopis õpetajaks saada, et kelleks sa tahad saada? Ma väga täpselt ei tea, aga tegelikult see õpetajaks olemine on päris lahe. Täna on meil stuudios 3 väga võiduka meeskonna esindajat, kes käisid võistlemas täna Karujärvel. Mida nad seal tegid? Karujärvel me jooksime 500 meetrit, aga see on tavaline jooks, vaid see oli teatejooks. Kes teiega koos veel seal võistlesid? Igas klassist olid välja valitud parimad õpilased. Te tulite teisele kohale, mis ei puudu esimesest kohast? Meie võistlejad olid väga tublid, aga kahjuks olid seal kiiremaid, aga me saime ikkagi teise koha. Ja eelmine aasta saime 3. koha, seast saime teise koha ja järgmine aasta saime esimese koha, nii et vaadake ette. Kuna meil on see nädal poiste rubriik, siis kutsusime ka stuudiosse poisid, kes räägivad meile, miks on hea olla poiss ja mitte tüdruk. Poisid on energilised. Poisid teevad palju trenni ja Kas tüdrukud ei tee? tüdrukud ainult õpivad. Okei. Ja nüüd räägime siis Laura Mirgega, kes käisid Valtus tüdrukute jalgpallivõistlusel. Muidugi oli ka väga palju teisi tüdrukuid. Kuidas teil läks? Hästi. 11.50 oli 8. kohas ja. Kas te teate, kes see võistluse üldse võitis? Põlva võitis. Võitsite ka mõne võitlusel? Ühe võitsite. Ja mis seisuga? 2-0. Nagu lubatud on järgmine poiste rubriik. See siin on poiste tööõpetuse ring. Õpetaja Kauri loal vaatame, mida teevad poisid siin. Selles ruumis on kõrvu lukustav müra. Poisid kannavad kõrvaklappe, mis oleks ka meil väga ära kulunud. Ja nüüd lähme vaatame, mida teeb Marko. Esialgsete plaanide järgi peaks sellest valmima siin kauss. Nüüd saame siis teada, mis on see kurikuulus põhjus, mis palju poisid tundi hilinevad. See siin on miniareena. Poisid mängivad siin jalgpalli.
ja nüüd tuleb stuudiosse Mihkel Tiis, kes räägib rallist ja paljudel muudel teemadel. Oh yeah, chat yeah! Kuidas tuli mõte hakata rallit sõitma? Esimesed kogemused tulid Salmel jäärajaaga sellel aastal, kui hakkasime sõitma teiste poistega koos ja sealt tuli edasi huvi hakata sõitma ka suvisel ajal. Mis oli esimene auto, millega sõitsid rallit? Peugeot 405 GTX. Kus on su lemmik rallirada, millel oled sõitnud? Võiks öelda, et Kaarma vallas, Eikla kandis vist kuskil. Enam-vähem kuskil seal on väga head kiired rajad tavaliselt tehakse. On õnnetusi ka juhtunud? Ja Kaarma valla 7. etapil suutsin autol katuse keerata. Nii 1,5 korda umbes. Ja ennem on ka neid juhtunud paar tükki. Millised on sinu jaoks kõige suuremad võidud olnud? Viimane võit oli Saaremaa meistrivõistlustel Põllurossis 2. koht noorte arvestuses. Kus harjutud sõitmist? Kodus on tehtud rajad. Kuidas sõidad ilma lubadeta ja tood võite koju? Selleks on pandud kinni eraldi rajad võistlustel, kus võivad sõita kõik ilma lubadeta. Kas sõitmine on tasuta? Ei ole. Osavõtumaksud on võrreldes kulutustega küllaltki väikesed, et osavõtumaksud on keskmiselt 150 krooni, aga tavaliselt kulutused, kohalesõit, bensiinid, asjad, kõik see läheb 1000 krooni. Tegelesid Extra Energys laulmisega ja kas laulad ikka veel saad? Hakkame vist vaikselt siin nugitseme ja laulukesi ette valmistama. Olid õpetajate päeval direktor, kuidas sattusid? See lihtsalt juhtus nii kogemata õpetaja või klassijuhataja tunnis. Rääkisime seal ja valisime need positsioonid ja juhtuski, saingi direktoriks. Mis sa seal tegema pidid? Meil oli Meriliga kõige rohkem tegemist. Pidime kõik seda ette valmistama, tegelikult Meril oli veel rohkem, ta tegi õpetajatele, korraldasime küsimused, asjad, kahekesi suhteliselt palju tegime. Said sa õpetajate peal korda majja lüüa? Kõige hulemad olid jah, siin 6. ja 7. klassiga kõige rohkem tegemisi meil. Nendega 6. klassis oli muidugi kõige hullem, seal pidi kogu aeg neid põhimõtteliselt taltsutama. Neid pidi sul klassist kinni, et kooli peal ringi jooksma ei läheks. Mis need kogemused sulle andsid? See päeval oli väga-väga raske ja sellel päeval ma küll mõtlen, et direktori amet ja õpetajate amet on tegelikult väga raske selles mõttes, et see väsitas ikka päris julmalt ära nende õpilastega kogu aeg ringi jooksmine, kogu aeg pead mingeid asju organiseerima, kedagi kuhugi viima, millegagi tegelema. Tol päeval oli suhteliselt keeruline, see ega ta väga ei muutnud tegelikult ja tulevikku plaanida käib ümber mõtlema, et õpetajaks ei tahaks saadagi direktori amet on päris enam-vähem, et isegi võiks suure tööpuuduse korral. Nüüd anname sõna jälle Laurale, kes räägib, kui populaarsed me oleme. Vaadake meid! Tere Eesti rahvas! Tänavu on teleshowd kokku vaadatud 298 korda. Seejuures on tulnud ka 4 lemmikut. Kõik vaatamised on toimunud jällegi Eestis. Selline oli siis see teleshow 3. saade. No Erik, kuidas sa nüüd selle saatega rahule jäid? Poiss oli isegi rohkem kui tüdrukuid. Ja lõpetuseks ütleme vaid liha ja näeme jälle!